Selleks, et artiklite üle laoarvestust pidada, tuleb esmalt artiklid lattu vastu võtta ja selle jaoks ongi vaja koostada lao sissetulek. Lao sissetuleku saame teha ladu, lao sissetulekud ning käesolevas nimekirjas näeme erinevas staatuses lao sissetulekuid. Nüüd, kui me tahame lisada uue, valime ülevalt uus ning selle peale avaneb meil lao sissetuleku vorm. Siin siis määrame esmalt ära, millisesse lattu me hakkame artikleid vastu võtma. Näiteks materjalladu on meil selle jaoks, valime siit materjalilao. Asukohta ei taha, aga määrame ära, mis artiklit me lattu vastu võtame. Näiteks tahame polte võtta ja võtame siit siis selle artikli ja ütleme, et meil neid 100 tükki laos on. Ühikuhinna saame siis peale panna, kui tahame. Sellest siis tuleb ka meil laoseisu väärtus. Näiteks paneme siia 0,01 ja näeme ilusti, et 1 euro eest meil neid polte siin arvel on. Vajutame salvesta, selle peale koostatakse lao sissetuleku vorm, ehk siis saab ta numbri külge. Ja nüüd oluline asi, kui ta on lihtsalt sellises staatuses, siis neid artikleid laos veel arvel ei ole. Selle jaoks, et artiklid reaalselt desiili lattu arvel saada, on meil vajalik peale panna linnukene vastu võetud ja nüüd, kui selle järel salvestada, siis on meil need artiklid laos olemas ja neid me saame nüüd siis kasutada juba tootmistellimustel või siis ka müügitellimustel edasi müüa neid samu artikleid.